Tere, mina olen Maarit Vabrit-Raadla ja täna ma räägin ja tutvustan teile natukene lähemalt, mis tarkvara Sinulab on ja me vaatame siis ka juba konkreetsemalt paari lahendust. Kõigepealt töötamise moodulit ja sealset puhkuste haldamise lahendust nii töötaja kui juhi vaates ja seejärel me vaatame põgusalt ka arenguvestluste moodulit ja samuti siis juhi ja töötaja vaates. Aga nüüd enne, kui me päris konkreetselt tarkvaralahenduse ja keskkonda siseneme, siis ma paari sõnaga räägiksin sellest, mis tarkvara Sinulab on. Me nimetame Sinulabi mitte nüüd personalitarkvaraks, kuigi täislahenduses on oluline osa ka nii-öelda siis sellisel klassikalisel personali haldamise lahendustel, aga me nimetame teda juhtimistarkvaraks just sellepärast, et Sinulab on disainitud ja loodud eelkõige siis tööriistaks juhtidele. Ja et juhid ning töötajad saaksid siis erinevaid ettevõtte sisemisi juhtimisprotsesse sujuvalt, kiiresti ja operatiivselt teostada. Ja lisaks siis personalitöötajatele on kasutajateks peamiselt just nimelt juhid ja kõik ettevõtte töötajad. Sinulabi fookuses ei ole mitte ainult andmete kogumine ja hoidmine, vaid meie protsessid on üles ehitatud selliselt, et nad toetaksid siis ühest küljest nii seda töötaja organisatsiooni tulemuslikkust ja teisest küljest siis toetaksid ka töötaja ja ettevõtte arengut. Nii et eelkõige on fookuses inimesed ja areng. Üks Sinulabi põhilistest lahendustest, mis võimaldavad siis erinevates rollides seda lahendussüsteemi kasutada, on iseteenindus. Mida see tähendab? Iseteeninduses saavad siis juht ja töötaja oma personaalse konto alt süsteemi sisse logida ja nad saavad teha siis erinevaid toiminguid. Näiteks, kui me räägime täna puhkuste haldamisest, siis töötaja saab kõigepealt esitada portaali kaudu puhkuse avalduse, mille kohta saadetakse teavitus siis juhile meili peale ja juht omakorda saab sisse logides vaadata siis laekunud avalduste kohta informatsiooni, vaadata puhkuse graafikut ja ta saab seejärel siis kas kinnitada või keelduda sellest puhkuse avaldusest, mille töötaja talle on esitanud. See on nii-öelda üks näide sellest, kuidas siis iseteenindus töötab. Teine oluline eelis on see, et töötaja näeb kõiki endaga seotud andmeid, mis näiteks tööandja on tema kohta kogunud, sealhulgas lepinguandmed, lepingudokumendid, läbitud koolituste informatsioon, samamoodi arenguvestluste dokumendid ja varasemad arenguvestlused, kogu ajalugu, mis süsteemi on sisestatud. Siis iseteenindus võimaldab kiiret infovahetust, näiteks kui mõnes protsessis tegevuse staatus muutub, siis saadetakse selle kohta teavitus vastavale inimesele, kas juhile või töötajale. Ja kindlasti see iseteenindus ja andmete kättesaadavus suurendavad organisatsiooni toimimise, ka juhtimise läbipaistvust ja protsessid, tegevused muutuvad kiiremaks, et ei ole vaja eraldi mingisuguseid faile veel kuskil lisaks saata või neid hiljem siis oma arvutikettal kusagilt otsida. Ja paljud sellised lihtsamad administreerivad tegevused ongi siis protsessi mõistes lihtsustatud ja mõnes kohas ka automatiseeritud. Nii et Sinulabi põhiline raamistik on siis seotud tulemusjuhtimisega, töötajate arendamisega ja selliste sisemiste juhtimisprotsesside lihtsustamisega, kiirendamisega, sealhulgas palju andmeid, nende haldamise lihtsus ja hea ülevaade.
Nüüd oleme me sisenenud sinu läbi portaali ja seda võib siis nüüd nimetada ka kasutaja portaaliks või siis ka ütleme see koht, kus siis seda nii-öelda iseteenindamist saab töötaja teostada. Nüüd igal sisenemisel avaneb kasutajale kõigepealt siis selline esimene tiitelleht, meie nimetame seda siis profiilileheks, et siin on kasutaja Kalle, missuguse rolli ja nime alt on sisenenud, seda näeb siis siit ülevalt paremalt, siin on alati kuvatud tema nimi, siin paremal saab siis vahetada ka keelt vastavalt soovile, siia tulevad mõned teavitused ja siia tuleb siis ka chati info selle kohta, kui nüüd meeskondlikus rakenduses on seda chati kasutatud. Aga et mida töötaja siis veel selles vaates näeb, kõigepealt siin vasakul ta näeb siis kogu sinu läbi moodulite menüüd, neid ta saab siis lahti klikata vastavalt vajadusele ja vastavalt siis temale seotud piirangutele rolli alusel. Näiteks töötaja näeb siis ainult piiratud informatsiooni, mis on tema endaga seotud. Juhi rollis töötaja näeb natukene rohkem informatsiooni, ta on samal ajal ise kasutaja, aga siis näeb ta ka oma nii-öelda alluvatega seotud informatsiooni ja saab teha nendega siis teatavaid toiminguid, nagu näiteks kinnitada siis nende töötajate puhkuseavaldusi. Aga töötaja profiilis on kuvatud siis kõigepealt informatsioon töötaja enda kohta, nimi, kus osakonnas ta on, mis ta ametinimetus on, kes on tema otsene juht ja tema e-posti aadress. Ja siia on võimalik siis sisestada veel telefoninumbrit, töötamise aadressi, LinkedIni profiili ja lisada siis ka oma CV dokument, kes soovib. Natukene allapoole liikudes näeme me siin siis, kui nüüd on, eks ole, ametlikult töötajal kasutamata puhkusepäevi ja siin kuvatakse siis tema järgmised puhkused. Ja oma profiilis näeb ta siis selliseid lehevalikuid. Kõigepealt siis avaneb talle ajajoon. Ajajoonel on näha informatsioon, mida siis jagatakse kõikide töötajatega. See on kõikidele inimestele või kasutajatele ühtemoodi nähtav ja siia saavad siis postitada neid pilte, teateid, infot, linke, kõik ettevõtte töötajad. Ainult peakasutaja saab siis nüüd korrigeerida ja kustutada neid. Siis ta saab vaadata siin oma endaga seotud kasutaja informatsiooni, lisada siia oma LinkedIni profiili aadressi, saab lisada siis faili ja saab ise muuta siis ka oma salasõna. Siis ta näeb, missuguseid isikuandmeid tööandja on tema kohta kogunud, näeb oma lepingu, ajalugu ja informatsiooni, et kui nüüd lepingu fail on siia lisatud, siis ta saab ka selle lahti klõpsata ja alla laadida, aga ta näeb siis ka kogu ajalugu, kui see nüüd on sisestatud ja see muudatus, mis lepingus on tehtud, kuvatakse siis vot selliselt punasega. Ja on siis ka algne nii-öelda leping ja lepingutingimused, et need on siis töötajale kogu aeg endale nähtavad. Siis ta näeb, missugused koolitused on ta läbinud. Kui ta nüüd sellel lingil klikkab, siis viiakse ta koolituste moodulisse. Siis ta näeb, missugused sertifikaadid talle on omistatud, näeb ka kehtivuse aega siin. Siis, kui kasutatakse tulemusjuhtimise moodulit ja töötajale on siis omistatud personaalsed eesmärgid, siis ta näeb ka neid siin juba konkreetselt välja tooduna. Missugused, ütleme siis sellised projektid ja arenguvestlused on temaga tehtud, mis on staatus ja mis on see nii-öelda kuupäev. Kui ta on nüüd osalenud personaalsetes uuringutes, siis ta näeb näiteks, siin on üks selline võimalus arenguvestluste eelne küsimustik. Siin on mõned küsimused, millele siis enne arenguvestlust saab vastata ja neid saab siis neid vastuseid koos oma juhiga näiteks arenguvestluse jooksul arutada. Ja siis näidatakse, missuguse osakonna juht see konkreetne kasutaja on ja kes on tema siis sellised otsesed alluvad ka. Nüüd meie vaatame natukene lähemalt seekord puhkuste moodulit või puhkuste lahendust ja puhkuste lahendus on siis moodulis pealkirjaga töötamine. Siin on mitmeid muid lahendusi veel. Näiteks töögraafikuid on võimalik siin koostada, töötaja näeb siis oma töögraafikut ja saab teha ka ettepanekuid töögraafiku muudatuse kohta.
Ta saab siis enda kohta koostada tööaja raportit. Palgalahendust meil praegu kasutusel ei ole. Siin on siis majanduskulude selline lahendus ja on ka tööandja poolt töötajale antud varade register, mida siis juht ja peakasutaja saavad hallata töötaja kohta. Aga nüüd puhkustest natukene lähemalt. Mida siis töötaja näeb puhkuste vaates? Kõigepealt kuvatakse siin üleval nüüd, kui nüüd puhkuseid on jooksva kuu peale lisatud, siis ta näeb neid puhkuseid siin. Novembris praegu ei ole ühtegi puhkus lisatud. Me lähme kuu aega ühe kuu tagasi. Oktoobris on näha, et Kallel on olnud üks puhkus. Seda kuvatakse siis erilise värviga. See on konkreetselt siis põhipuhkuse värv. Mida nüüd veel Kalle töötajana näeb siin? Ta näeb siis oma puhkuseõiguse tabelit ja siia on siis vasakule poole on siis sisestatud puhkuseõigus, mis tal on siis õigus saada ja kokku arvutatud ja paremale poole kuvatakse siis puhkuse kasutamine jooksval aastal. Kui palju tal on planeeritud ja ootel puhkuseid, kinnitatud puhkuseid, kasutamata puhkust ja tühistatud ja tagasi lükatud puhkust. Ja siin on näha, et Kallel aegub siis, kui ta nüüd ära ei kasuta, aasta lõpuks 8 puhkusepäeva, mida siis järgmisesse perioodi üle ei kanta. Ja siin allpool näeb siis Kalle kõiki oma jooksva aasta puhkuseid, näeb ka, mis staatuses need on, mitu puhkusepäeva talle on siin arvestatud ja siin on siis paremal pool ainukene toiming, mis ta saab juba siis kinnitatud puhkusega teha, on ta saab taotleda tühistamist. Seda siis tuleb teha juhul, kui nüüd töötaja soovib juba kinnitatud puhkust muuta, et seda kinnitatud puhkust muud moodi muuta ei saa, kui see tuleb kõigepealt tühistada, saata tühistamise taotlus, juht siis tühistab selle omakorda ära või peakasutaja ja seejärel saab siis töötaja sisestada uue puhkuse selle tühistatud puhkuse asemel. Ja kuidas toimub puhkuse sisestamine? Puhkuse sisestamine toimub selle funktsiooni nupu kaudu, saada puhkuse taotlus. Ja siia on tegelikult vaja töötajal lisada ainult siis puhkuse alguse kuupäev. Meie lisame siia nüüd jõulupuhkuse ja puhkuse lõpu kuupäev. Paneme siia ja valime põhipuhkuse. Ja süsteem arvutab siis kohe välja, et riiklikud pühad loetakse puhkusepäevade hulgast maha, nii et selle nädalase puhkuse eest kasutab ta siis ära tegelikult 4 korralise puhkusepäeva. Siis ta saab lisada siia ka enda asendaja. Asendaja lisamine nüüd ei piira kuidagi asendaja puhkuse planeerimist, vaid antud juhul on ta siin siis pigem informatiivse tähendusega. Siia on võimalik siis lisada kommentaare, näiteks kui mõnes ettevõttes on töökorralduse reeglites öeldud, et maksame puhkuse tasu koos palgaga, aga seadus ütleb, et kui töötaja soovib saada enne puhkusele minekut selle puhkuse tasu, siis see on koht, kuhu ta saab siis oma soovist teada anda. Ja on võimalik lisada siia ka faili. Näiteks, kui on tegemist õppepuhkusega, on vaja koolidokumenti või kui on tegemist näiteks isapuhkuse taotlusega ja ei ole veel tööandjale siis näiteks sünnitunnistust edastatud, siis saab selle info lisada siia konkreetsesse puhkuse avaldusse. Nii et meie saadame siis puhkuse avalduse teele, mis tähendab siis seda, et puhkuse taotlus on ootel seisundis ja juhile saabub meili peale teavitus selle kohta, et töötaja Kalle Kull on esitanud uue puhkuse avalduse. Ja kui nüüd juht omakorda siseneb siis siia vaatesse, siis tal on võimalik seda kinnitada, seda puhkust. Et nüüd lähme vaatame sedasama puhkuste lahenduse osa juhi vaatest ja lähme vaatame just Kalle Kulli
juhina. Kalle on nüüd küll ise ka juhi rollis ja tema puhul on siis sellele minu puhkused vaatele lisaks veel selline valik nagu töötajate puhkused, kus ta siis näeb kõikide oma alluvate töötajate puhkusi. Ja kuna ta on nüüd lisatud juhiks sellesse osakonda, kus ta on ise ka töötaja, siis näeb ta siin vaates ka enda puhkusi. Siin on tal võimalik siis otsida, näiteks kui ta tahab ainult Peetrit otsida või teisi oma meeskonna liikmeid, siis on tal see otsingu võimalus siin olemas. Ja kui nüüd juhtub, et näiteks töötajad ei taha üldse kasutada seda nii-öelda elektroonilist keskkonda ja lahendust, siis tegelikult on siin võimalus, et töötaja tuleb näiteks kirjaliku puhkuse avaldusega juhi juurde ja juht sisestab siis ise talle siia süsteemi selle puhkuse. Näiteks Christopher tuli siis puhkust taotlema paberi peal avaldusega, juht sisestab siis tema soovi siia sisse kenasti. Puhkuse liik on põhipuhkus ja saadab siis selle teele ja saab siis selle puhkusega ise põhimõtteliselt kohe kinnitada, sest et see puhkus ilmub talle siis siia loetelusse. Siin on nüüd näha, eks ole, et Christopher on saatnud puhkuse avalduse, see on ootel ja võt juhil tekib siia siis 2 sellist nuppu. Et roheline pöial püsti nupp tähendab, et kinnita puhkus ja punane pöial alla nupp tähendab siis, et tähendab puhkuse avalduse kinnitamisest keeldutakse. Ja juhi vaates on samamoodi võimalik siis puhkust tühistada, aga et juhi poolne tühistamine tähendabki siis puhkuse lõplikku tühistamist, et kui nüüd töötaja soovis tühistada, siis ta saadab tühistamise soovi juhile, aga kui nüüd juht soovib tühistada, siis tühistatakse see puhkus ära. Ainukene tingimus on see, et juht peab siia tühistamise põhjuse kirjutama, et ilma selleta ta ei saa puhkust tühistada. Ja näiteks kui ka juht näiteks keeldub puhkusest, siis ta peab samamoodi siia panema ka põhjenduse, et näiteks valed kuupäevad või et asendaja on juba sellel ajal ise puhkuse planeerinud. Aga kui me ütleme, et jah, kinnita puhkus, siis kinnitatakse puhkus ära ja tema ootel staatus muutub siis kinnitatud staatuseks, et nagu näha siin, et on kinnitatud ja selle kohta tuleb siis kohe ka töötajale teavitus meili peale, et juht on kinnitanud sinu põhipuhkuse nendeks kuupäevadeks. Ja niimoodi see töö siis siin selles puhkuste lahenduses käib. Igat kuud on siis võimalik eraldi vaadata. Töötajal on võimalik siis vaadata ka osakondi, teisi osakondi soovi korral eraldi, sellepärast et teinekord võib asendaja tulla ka mõnest teisest osakonnast näiteks. Ja et oma puhkuse ajalugu näeb siis töötaja siit vaatest, kuna puhkused on nii-öelda tsükliline lahendus, siis arvutatakse aastapõhiselt seda puhkuse õigust ja kasutamise õigust, siis on iga aasta justkui nagu eraldi siis selline etapp ja neid on võimalik, neid aastaid on siis võimalik järgi vaadata ja valida siit siis sobiv aastanumber, et mis aasta seisuga me tahame siis konkreetset puhkuse informatsiooni vaadata. Juhi vaatest veel nii palju, et kui nüüd näiteks tuleb juhile puhkuse avaldus ja ta tahab vaadata natukene lähemalt ajalugu, siis töötaja puhkuse ajalugu, siis siin on tal võimalik valida töötaja kaupa. Näiteks ta tahab vaadata Christopheri nii-öelda puhkuse ajalugu. Ta valib Christopheri välja ja sisuliselt avaneb talle siis sama vaade, mida töötaja ise näeb, et siin on siis tema puhkuseõiguse tabel
siin on tema jooksva aasta puhkused ja siin on siis all näha, et missugused puhkused ja millal on tehtud ja taotletud. Et siin, kuna ma jätsin aasta 2019, siis näidatakse meile 2019 aastat, aga et kui me tahame 2020 vaadata, siis näidatakse meile 2010 aastat ka. Ja siin on siis näha, et missugune see seis parasjagu on ja siin on näha, et Christopheril on siis selline konkreetne puhkuseõiguse tabel ja tal on nii palju puhkust siis kas kasutatud või kasutamata ja saada. Et seda saab siis juht ainult küll nüüd oma otseste alluvate kohta näha, aga et see informatsioon on tal samuti olemas. Ja loomulikult näeb seda oma puhkuseõiguse vaadet siis töötaja ise ka. Nüüd teine toode, mida võib-olla natukene lähemalt tutvustada ja mis ka teile Eugestale huvi pakkus, on siis varade register, mis tähendab siis seda, et tööandja on andnud töötaja käsutusse mingisuguse loetelu siis varadest. See võib olla näiteks arvuti, mobiiltelefon, tööriided või mingisugused ligipääsukaardid ja võtmed. Aga et neid varasid saab siis siia nii-öelda igale töötajale lisada, töötaja ise neid lisada ei saa, aga seda saab siis teha juht ja seda saab siis teha peakasutaja. Kuna meie oleme praegu siis ka Kalle Kull on juhi rollis, siis tema saab lisada siia oma töötajatele siis vastavat vara ja selleks tal siis tuleb kõigepealt sisestada nimetus, kui on kood sellel varal, siis ka see, kui on mingisugune raamatupidamislik arvestuskood, siis ka see, tuleb valida siis inimene, kellele see vara üle antakse, üleandmise kuupäev, paneme näiteks homse kuupäeva, siis kes üle andis, et Kalle ise annab. Kui nüüd see vara on üle antud, siis ta saab siia märkida juba, et see on üle antud, aga niikaua, kuni ta ei ole üle antud, siis seda ei ole soovitav siia märkida. Ja kui on mingisugune tähtajaline üleandmine, siis võib siia märkida ka, et millal on tagastamise kuupäev. Ja et kellele siis konkreetselt tagastatakse. Kalle andis, aga laseme Hennule siis tagasi tuua selle. Ja kui see nüüd on täidetud, ID-koodi, paneme siia sellise koodi, arvestuskoodi meil ei ole või paneme siis midagi sellist raamatupidamislikult. Ja et kui kõik väljad on ilusasti täidetud, siis me salvestame selle. Süsteem ütleb, et andmed on salvestatud ja siis me näeme siin loetelus, et on tekkinud juurde üks rida töövahendite komplekt ja siis on antud konkreetsele inimesele, aga et on näha, et ei ole üle antud veel. Et nüüd, kui me läheme siia dokumenti sisse ja ütleme, et see tegelikult anti ikkagi 9. üle ja kuupäev on selline, ütleme salvesta, siis kuvatakse ka siin loetelus roheline linnukene, mis tähendab seda, et see on siis töötajale kenasti üle antud, aga veel ei ole tagastatud. Nüüd üks lahendus, mis siin veel on just tootmisettevõtete puhul väga kasulik, on see nii-öelda ringkäiguleht. Et kui klikata sellel ikoonil siin, siis avaneb prinditavas versioonis selline ringkäiguleht, kus on siis kõik sisestatud varad ilusasti ära näidatud, kogu vajalik informatsioon siin olemas ja siia siis on võimalik paberkandjal juba töötajal anda oma allkiri. Et kui selline vajadus ja soov peaks olema, siis ka seda on võimalik teha.